ma sain kuidagimoodi eilse päevaga hakkama, ma ise ka ei tea kuidas, aga sain õnneks. Ja kui ma siia jõudsin, tegelikult täiega tore oli. Siin oli, peale minu oli siis veel 2 couchsurferit, kes magasid siin ja mina magasin seal muidu. Nemad olid tegelikult paar, 2 neidu, reisisid siin ja siis põhimõtteliselt rääkisime juttu mingi täiega pikalt. Ma arvan, et mingi 1 äkki umbes ja siis kell 1 tuli selle kohe omanik siis, Tor. Ja Toril oli kaasas ta sõber, kes kolib ka siia majja, nii et nad koos elavad siin nüüd. Ja siis me rääkisime nendega, põhimõtteliselt mingi 2 äkki. Ja siis kõik läksid magama ja siis kõik olid täiega väsinud. Ja täna ma ei teagi, mis ma teen, kell on 1 juba. Ma ärkasin, tegin süüa omale, tegin muna, omletti ja ma ei teagi, ma vaatasin kaarti, et mis siin ümberringi huvitavat on, sest see on suht väike koht. Ja kuskil sealpool või seal või kus iganes peaksid olema mingid väiksed saared kuskil veekogus. Nii et ma üritan leida selle kohe üles ja kell umbes 3:30 pidi Torga tagasi tulema ja siis pidime koos kuhugi minema. Aga ma ei tea, kui poolt on sellele, et ma võtan kaamera kaasa, nii et vaatame. Te kirjutaks see house tuli ka teile. Nii, seal magasin mina. Siin magas neidude paar. Siis seal on köök, kus ma hommikusööki tegin. Sealt saab välja põhimõtteliselt. Ja neil on siin nagu 2 korrust. Ehk siis seal on ka midagi. Aga nagu midagi erilist ole. See maja on neil ikkagi nagu suht tühi praegu. Nii et väga ei ole mingid asju siin. Siit trepist üles ööbisid Airbnb inimesed. Ja põhimõtteliselt ongi süük väike hubane kodu on. Praegu on täiega sassis veel. Teise rääkis ka, et ta tuli siia alles nagu kuu alguses. Nii et ei ole jõudnud korda teha veel midagi. Aga nagu ikkagi sellegi poolest täiega hubane. Ja ma olen täiega nagu tänulik jällegi inimestele, et ma sain siia tulla. Ja juba eile õhtul jagasime kõik täiega igasuguseid lahedaid lugusid enda elust ja nagu siiralt lahe oli. Vaatasin kaardi pealt järgi, tõesti on järv olemas, tõesti on saared ka olemas. Ja nüüd ma üritan nende poole kõndida, vaatame, kuidas see mul välja ka tuleb. Väike koht on tegelikult. Ma isegi ei tea, kas see on nagu linn või on see küla või on see alevik või mis iganes see on. Ja poodi üldse ei ole, lähin poodi on äkki kuskil 15 minutit jala. Nagu Tor ütles mulle, aga mul õnneks poodi pole vaja, sest et süüa ma saan enda külmkapist, nii et sellega on nagu okei. Ja need 430, seesama bussi, millega me eile minema. Seesama bussijuht levitas ka mulle. Ja õnneks ma sain siia. Aga jaa, nüüd ma mööda seda teed hakkangi astuma rahalikult. Ma olen kõndinud umbes 40 minutit. Ma nüüd jõudsin kuhugi. Ma ei tea kuhu, aga siin lõpeb tee, nii et ma lähen sealt metsa edasi, sest et seal on nagu eramaa, kuhu ma ei taha minna, sest et äkki mõni kuri onu tuleb. Nii et metsatee ongi ainuke valik. Tundub, et tee on tegelikult olemas, et siit vist käiakse, et on vist okei. Eks vaatame, kuhu ma jõuan siit, aga praegu saab täitsa kõndida. Hommikul oli muideks hea üllatus. Ma hakkasin kuulama populaarseid lugusi, mis praegu nagu popid on ja mida mängitakse ja mida kuulatakse. Ja hästi palju oli sellist muusikat, mida mina just kuulan. Näiteks nagu Niall'i uus album või Harry Stylesi uus album. Elektroonilist popi oli nagu vähemaks jäänud. Et see oli nagu täiega hea üllatus minu jaoks. Ma kõndisin metsa sees äkki kuskil 10-20 minutit. Nüüd ma jõudsin siia. Ja see koht on nagu maagiline peaaegu, ma ütleks. Vaadake ümberringi lihtsalt. Täiega ilus on. Jälle on nagu täiega ilus, nagu igal pool mujal. Ega ma ei väsi seda kordamast, sest et tõsiselt on ilus ja see koht nagu üllatab mind kogu aeg. Lihtsalt siuke ilus järv on seal taga ja siis nagu väiksed saarekesed on igal pool. Ja täpselt sellist vaadete jaoks ma siia tulingi.
käisin poes Reema 1000, ma sain seal soolaseid tortilla krõpse ja ühe külmutatud pitsa. Nii et see, kuidas ma teen külmutatud pitsat poest Reema 1000 jääbki vlogi viimaseks osaks.